Tere, minu nimi on Margus ja selles videos me tutvustaksin teile premium varustuses Toyota Highlanderi. Esimese asjana, mida ma tutvustaks, oleks siis uste avamine. Uste avamine on siis kolmel erineval moel, kas siis puldist vajutate nuppu. Puldi sees on ka võti, millega saate manuaalselt uksi kinni lahti teha, või siis antud autol on siis võtmeta sisenemine, võtate käepidemist kinni, uksed lähevad juba ise lahti. Ja sulgemine on siis siin käepideme peal on sellised kaks triipu, milles siis peale pannes näpu sulgeb uksed. Siit edasi liikudes oleks siis pagasiruum. Pagasiruumi avamine on jällegi kahel erineval moel, kas siis siit keskelt vajutad nuppu või hoiad puldil alumist nuppu peal. Ja siis ta kas avaneb või sulgeb. Kaamerasilm tahavaatekaamerale on siin. Siin on siis ka tahavaate peeglile kaamera silm, kus siis antud varustusel, kui on taga pagasiruum täis pandud, saab vajutada kaamera pildi peale, et siis näha, mis taga toimub. Pagasiruumis on meil siis kaks kohta või siis kui lasete ka istmed alla seljatoed, siis tekib siia pagasiruum. Seljatuge on võimalik reguleerida sellest hoovast ja allalaskmine käib niimoodi, et lükkad lihtsalt sellest hoovast ette, peatoe lükkad alla ja lükkad täit seda lõpuni alla. Tagaistutele on siin ka topsi hoidjad mõlemal pool. Kinnitus pagasiruumi kattele on siis seal, saab pagasiruumi katte siia taha kinni tõmmata, aga pagasiruumi katet ei saa kasutada siis, kui on istmed siis kasutuses, et siis ta hakkab segama. Selle katte all on koht, kuhu saab peita siis pagasiruumi katte, võtmete komplekt, ohukolmnurk ja pukseerimiskonks. Ja rehviparanduskomplekt on ka siin kuskil alla ära paigaldatud ja käivitusaku on siis siinpool paremal pool seina sees. See on siis see aku, mis käivitab auto, suur aku on siis tagaistme rea all. Sulgemine kui selline on siis siit nupust või jällegi puldist hoiad nupu all. Tagaosal pampril on veel siis ka sellel autol siis parkimisandurid, mis annavad piiksumise teel märku. Kui objekt läheneb ja ühtlane pinin tähendab seda, et objekt on 30 cm kaugusel, stopp, enam edasi ei ole vaja sõita. Siit edasi liikudes avaks kapoti. Kapoti avamine on juhi jalgade juures vasakul pool, tõmbad seda hooba ülesse. Kapoti avamiseks nagu igal Toyotal siis võib meelde, et enamasti on siin paremal poolt märgi juures käsi kapoti alla, leiate üles hoova ja avate kapoti. Selle tikuga fikseerite kapoti ära, et ei liiguks, ei kukuks pähe. Ja põhikoht, miks te siin üldse käima hakkate, on klaasipesuvedelik. Enamasti meie poolt, siis kui me anname auto välja, on klaasipesuvedelik ilusti täis pandud ja ülejäänud asjad siis on ikkagi meie hoolduse poiste teema, et midagi siin lähiajal ikkagi vaadata ei ole vaja, kui ostad uue auto. Lihtsalt infoks, et antud autol on siis bensiinimootor 2,5 bensiin ilma siis turbota ja teine mootor on hübriidiajam, et need kaks mootorit töötavad siis sünkroonis koos, eraldi auto kogu aeg mõtleb ja siis teie kui juht saate oma sõiduvõtetega sundida auto olema veel siis ökonoomsem. Üks oluline koht, mis ma kindlasti siin videos ära mainiks, on siis juhul, kui tekib selline ekstreemolukord, et autol on aku tühjaks saanud, siis manuaalselt teil oli võimalik puldist võtta võti, võtmega saate manuaalselt avada ukse, manuaalselt saab avada ka kapoti ja tuleb otsida üles nüüd siis see kate. See kate tuleb nüüd eemaldada, siin all on krokodilli jaoks olemas plussklemm, mida krokodilli plussklemm sinna külge pannas ja miinus võib panna siia palja poldi külge, saate auto käima panna. Sest et aku kui selline on meil pagasiruumis ja sinna on ligipääs on piiratud, kuna on elektriliselt avatav tagalukk. Ühesõnaga käivitate, panete kõik ilusti tagasi kinni ja vaatate, mis võis jääda põlema või miks aku tühjaks sai ja saate sõitu jätkata. Sulgemiseks panete kapoti hoidja ilusti tagasi oma kohale ja lasete kukkuda umbes nii kõrgelt. Esiosal tänapäeva autodele enamasti on siis LED-tuled, nii päevasõidutuli, lähituli, kaugtuli. Udutuled sellel autol on LED-tuled, parkandurid ees, jällegi piiksumise teel annavad märku, kui objekt on lähedal ja ühtlane pinin siis oli see, et stopp, rohkem ei ole vaja edasi minna. Tulepesurite koha pealt nii palju, et töötavad nad alati siis, kui on lähituli süttinud ja iga kord, kui lähituli süttis, pritsite esiklaasile, tuleb esimene kord ka tuledele ja iga 5. kord siis ta kordab seda.
Toyota märk, siin Toyota märgi taga on siis 2 radarit, üks on kokkupõrke ennetusradar, mis jälgib ees toimuvat, annab teile ohust märku ja juhul kui auto tunneb, et ei pidurda või ei reageeri, siis pidurdab viimasel hetkel ise. Seda radarit soovitame siis hoida alati sees, tema siis võib teie elu reaalselt päästa. Teine radar, mis on siin märgi taga, on adaptiivse püsikiiruse hoida distantsi hoida radar. Valite siis ise distantsi, mis ees oleva auto järgi siis auto hakkab hoidma ja püsib, annab klaasi ja pidurdab ise siis. Ülejäänud radarid on esiklaasil, seal on siis kaugtulede vahetus, raja jälgimine ja märkide, kiiruspiirangu märkide siis tuvastus. Loomulikult meile esineb ka talve, ühesõnaga kui on ees täis tuisanud, siis loomulikult ta ei näe, annab teile siis märku ja selleks on vaja siis tulla puhastama. Ja siis ta näeb taas. Välisosa poolt siis veel räägiks ära tankimise. Tankimise avamine käib jällegi siit, kus oli kapoti avamine. Siin kõrval on siis üks nupp, vajutades peale. Avaneb luuk, võtate korgi eest ära. Hoiustada saab siis siia ilusti. Hübriidile siis alati bensiini, mitte diislit ja 95 miles pluss 98. Need kõik sobivad, ise otsustate, millist soovite tankida. Olete tankinud ära, keerate korgi seni kaua, kui käib siuke väike nõks ja ongi valmis lükata kaane kinni ja ongi tangitud. Refi rõhuandurid kui sellised siis on igal uuel autol tänapäeval, et igal rattal on üks ja jälgib siis refi rõhku ja juhul kui midagi on valesti, siis auto annab teile teada. Juhul kui auto annab teada teil maanteel, siis suure tõenäosusega on ikkagi rike, kohe stopp, kas kontroll, parandus või kutsute siis Toyota abi, mille nimi on siis Toyota Euroker. Hommikuti käimitades siis, kui auto annab märku, et midagi on valesti, siis tulge lihtsalt autost välja, kõndige ümber auto. Kui tundub, et on kõik korras, ühe kõrgused rehvid, siis võib sõita, aga tulge siis kontrolli meile või kontrollige ise. Hommikuti võib näidata sellist infot sellepärast, et on kevadsügis heitlik ilm. Üks pool on varjus, teine pool autost on päikse käes, siis ta võib niimoodi reageerida, et lööb tule põlema. Ja nüüd liigume sisse. Juhi koha pealt siis uste peal valikud on akende tõstukid 4 tükki, uksed manuaalselt kinni lahti, akende blokeering, et põhimõtteliselt kui siin tuli põleb, töötab ainult juhi ukse aken. Küljepeeglid, siit valid kas parem-vasak, sama hoova alt siis saab reguleerida üles-alla parem-vasak ja siin on valik nüüd, kuidas teil peeglid on, kas kogu aeg kinni, auto või A-tähe peal tähendab seda, et on automaatselt siis, kui uksed sulged kokku klapitavad ja uste avades siis lahti klapitavad. Ja viimane valik on siis, et ta on kogu aeg lahti, mida me soovitame talvel hoida, et muidu hakkab midagi ära väänama. Siin on siis veel antud mudelil või varustusel on istmemälud, ühesõnaga 2 istet saab mälu sisestada ja alati tuleb vajutada set ja millist istet siis hetkel soovite siis salvestada. Iste kui selline reguleerimine on edasi-tagasi seda hoova edasi-tagasi liigutades. Selle hoova esimest otsa liigutades üles-alla saad reguleerida istme esimest osa patiast ja tagumist otsa liigutades siis tervet istet üles-alla. Selatugi on siit keerates ja see nupp on siis nimmetoe padi, ettepoole peale hoides siis padi täitub, teisele poole peal hoides siis padi tühjeneb, et saab siis alaselja osa siis paremini sättida paika. Rooli reguleerimine on siit külje pealt, lükkad kangi alla, sisse, välja, üles ja alla, et saab reguleerida ja kui on paigas, siis panete ilusti lukku tagasi ja on fikseeritud. Siin on laegas, kuhu saab asju panna. Tulesid siis peab manuaalselt ise reguleerima, kui olete midagi rasket taha pannud. Automaatsete kaugtulede vahetuse nupp, siis kui nuppu vajutate sisse, auto saab aru, et te soovite siis automaatselt kaugtulesid vahetada. Ja selle jaoks, et automaatselt kaugtulesid auto vahetaks, peab olema siit kangi pealt valitud autofunktsioon ja kang peab olema lükatud alati ette. Tagalukk, kolmas koht, kus saab avada, hoiad nupu peal avab ja hoiad nupu peal sulgub. Siis see nupp on 360 raadius kaamera pilt, mis tuleb raadioekraanile, roolisoojendus. Siin üleval on Odo trip, kus saate valida, palju on auto sõitnud hetkel, trip A, trip B, saate neid nullida näiteks, vaadata palju näiteks koju on kilomeetrid ja armatuuri või kellade siis valgustuse reguleering, pluss miinus heledamaks, tumedamaks. Udutuled, nagu ikka on siis siit keerates esimene nõks esimesed udutuled, teine nõks tagumised udutuled, suunatuli siis üles-alla ja alati võib meelde jätta, et õrnalt vajutades teeb alati 3 korda suunatuli. Manuaalselt käiguvahetuslabad, pluss miinus, ühesõnaga käik alla, käik ülesse ja
edasi minnes roolile. Alustame vasakult poolt, siit on valikud siis antud ekraanilt, kus esimene vaade on siis keskmine kulu ja palju saab sõita antud kütuse, mis on paagis. Keskmise kulu nullimine käib alati OK-nupu peal hoides. Siin on vahest valikud ka paremale liikumiseks, ühesõnaga siin näeb ära, kui ökonoomiliselt te liigute, pidurdate ja ühtlaselt sõidate. Veel paremale minnes siis jällegi kiirusnumbriliselt, ei pea jälgima siis teist ekraani. Siit alla liikudes navigatsioon ühesõnaga näitab, kuhu suunas sõidate ja ka raja jälgimise pilt, ühesõnaga näitab, kus poolt olete joonel lähedal või peal. Raadiofunktsioonid, auto siis info, 4veo puhul siis näitab ära, mis sild mingil hetkel töötab. Viimane valik on, mis radarid või ühesõnaga funktsioonid töötavad autol. Lisaks veel on siin valikus energiamonitor, kus näeb ära siis reaalselt, mis toimub, palju naku laetavust, mis mootorid töötavad, millal toimub laadimine. Meelde võib alati jätta niimoodi, et punased jooned tähendavad alati bensiinimootorit, kollased alati elektrimootorit ja rohelised siis laadimist. Ja üks valik oli siin veel, ühesõnaga näitab ära siis rehvide rõhud, et ühesõnaga näeb numbriliselt siis ja kus, mis rehv asub. Veel alla minnes seadete all siis jällegi valikud siis radaritele, raja jälgimise valikud, kokkupõrkeennetuse valikud, kokkupõrkeennetus jällegi hoidke siis sees, tema võite elu reaalselt päästa. Cruise control'i või püsikiiruse hoidja, limitri, ühesõnaga piiraja valikud, pimenurgaanduri valikud, küljepeeglites olevad siis kollased tulukesed, annavad märku, kui on oht, eks ju, et see võiks ka olla sees, ta abistab pigem. Parkandurid sisse välja. Rissumas liikluse andurid, see oli siis need andurid, mis jälgivad külje pealt liikumist, kui tagurdate, kui keegi tuleb, siis annab teile piiksumise teel märku ja siis võib kohe kindlasti seisma jääda, et keegi on tulemas. Intelligentsete parkimise andurite sisse välja valik, ühesõnaga, kui te tagurdate, peeglitest midagi ei näe, parkandurid esialgu ka ei tunne midagi, aga juhul, kui nüüd siis parkandur ikkagi reageerib millelegi ja tunneb, et seal on midagi, siis ta peab rattaplokki ja ei lase edasi tagurdada. Et jällegi abistab, et näiteks ei sõida teisele autole sisse. Heads-up display, ühesõnaga pilt sinna esiklaasile, ühesõnaga kas ta on sees või mitte, siit saab valida. Ja siin alla on valikud ka siis, kui hele ta on, kuidas ta siis üleval alla või paremal vasakul saab reguleerida kõik siit alt. Märkide, kiiruspiirangu märkide tuvastus, nende kuvamine siia ekraanile, jällegi las kuvab, alati tasu usaldada, ta ei pruugi kõike alati õigesti näidata. Ja viimane valik on siis seaded, kus on siis võimalik valida tagaluugi seaded, kas on siis jalapiipega avamine sees või mitte, helivaljanimine ja kui kõrgele siis üldse luuk tõuseb, et seda saab ka valida siit alt. Ja selle valiku alt siis viimane valik on rehvirõhkude siis nullimine, juhul kui oled ise kontrollinud ja juhul kui teil on rataste komplekt, mida ise vahetate, siis rataste komplekti vahetus saab teha siit alt. Ja lõpus viimane valik on keel, ülendased on enamasti siin paigas, siin rohkem midagi tegema otseselt ei pea. Ja lähme algusesse tagasi. Telefoni vastuvõtmine, kui olete Bluetoothi või ühildanud ära, raadio vaiksemaks kõvemaks pluss miinus, hääl valimine, töötab ainult inglise ja vene keeles hetkel, eesti keeles ei tööta. Siinpool valikutel paremal pool roolil on siis püsikiiruse hoidja, siit sellest nupust vajutate tööle. Sinna tuleb märk, et ta töötab, vajutad set jääb hoidma, üles alla pluss miinus saad reguleerida kiirust, cancel või vajutab pidurit läheb maha. Ja eelmist kiirust juhul, kui soovid mälust tagasi saada, siis vajutate reset ja siis ta taastab eelmise kiiruse, mis teil oli valitud. Ja alati sellest nupust valite distantsi, mis teie ees oleva autoga hakkab hoidma. Raja jälgimine on off, raadiokanalite vahetus ja mode on erinevad valikud raadiodelt, AM, FM, Bluetooth ja nii edasi, eks ju. Siit ülevalt räägiks ära tegelikult ka peegli osa. Ühesõnaga, peeglis on niimoodi, et juhul kui teil nüüd asju täis pandud, siis te reaalselt ju ei näe midagi, eks ju. Ja tõmbate selle osa enda poole, siis näete reaalselt kaamera pilti, mis näitab põhimõtteliselt sama pilti, mis te näeks peeglist. Ja pilti reguleerida saab siis nende valikute all, mis on siin all. Ühesõnaga, kas üles alla või paremale vasakule, et siin saab kõike reguleerida. Ja juhul kui ei soovi enam kasutada, siis lükkate alla tagasi ja taastab peeglivaade. Siit raadioekraan, ühesõnaga valikud on kas siis valikud ekraani pealt või siis on manuaalselt ka siit võimalik veel valida konkreetsemalt midagi. On-off, volüüm, heli vaiksemaks kõvemaks, hetkel on siin valik ees
energiamonitor, kus näeb ära siis reaalselt, mis toimub, mis mootorid töötavad, millal toimub laadimine, eks ju. Siit ülevalt valikust trip information, minutis tuleb palju võttis kütust, eks ju, ja history all on siis seesama palju siis ühesõnaga võttis kütust, näiteks mingi distantsi peale Tallinn-Tartu. Ja ülevalt alustades siis saab valida ise manuaalselt siis temperatuuri valikuid, see kõik on siin samamoodi olemas. Istmesoojenduse valik, samamoodi istmesoojendused ventileeritava osa siis valik kõik siin jällegi olemas manuaalselt valikuna. Raadiovalikud, seesama trip information ja info all on siis, mis sild töötab mingil hetkel ja mis jõud, G-jõud teile mõjuvad, siit kõik on võimalik valida ja siin üleval on veel settingud, et võib valida siit asju veel. Juhul, kui otseselt seda ekraani soovi, soovite suuremat ekraani, siis siit saab selle tegelikult ees ka ära võtta. Ja siis näeb siit niisugust valikut, mis saab valikuid teha siis siit, home. Home-ate all siis on retro, ühesõnaga raadiovalikud, kellavalikud ja kus te sõidate, navigatsiooniseade. Menüü all on kõik nupud siis eraldi või võimalused, destination navigatsiooniseade valikud, audio all siis raadiovalikud. Millist asja soovite kasutada, AM, FM, Bluetooth, kas MirrorLink või tähendab siis seda Apple CarPlay, Android Auto võimalusi, need kõik valikud tulevad siis ka siia. Lemmikute alla siis oma lemmikraadiot saate panna, otsinguid soovitan teosta listi alt siis näiteks kui Tallinna raadio meeldib, siis panete ta mängima, lähete tagasi oma lemmikute alla. Ja juhul, kui teda siin ei ole, siis hoiate seal peal, kus te soovite salvestada. Ja viimane valik siit alt on sound või heli. Ühesõnaga saate ise siit paika panna, ka siis kõlarit, mis mängib rohkem, mis vähem, eks ju. Ja automaatne heli valjanemine siis pigem võiks olla sees, et ta parandab ka heli kvaliteeti. Tagasi menüü alla. Telefoni ühildamine siis käib siit alt, juhul kui soovite Bluetoothiga ühendada. Ja viimane valik setup on seadet siis kogu raadiole. Ühesõnaga üldseadet, keel, saab kodu siis pilti või siis seda vaadet tõsta ikoone ümber, kui on soovi. CarPlay võimalus, Android Auto võimalus, et siit peab alati valiku ära tegema, mis telefon teil on, muidu siis ta ei ühildu, eks ju. Piipheli, kui soovi, saab välja lülitada. Tausta värvid, valgustus, eks ju. Ja delete all personal data, et kustutab kõik andmed mälust ära. Bluetoothi all on siin siis valikud, juhul kui te olete oma telefoni juba ühildanud, näitab ära siis, mis telefonid ühildatud on, lisa uus või eemalda valik. Audio all on kõik ja telefoni all on paigas. Auto all siis on oluline koht veel uste lukustus. Ühesõnaga, uksed lähevad kinni kiirusel 20 km või kiiremini sõites ja lahti tegemise ma hea meelega soovitan panna siis parki peale. Et ühesõnaga, nii kui panete parki peale käigukangi, lähevad uksed automaatselt lahti. Ja tagasi menüü. Menüü all on juhul, kui see ekraan teid segab, niisugune valik nagu display, siia peale valites ja valides ka ekraan välja, läheb pilt eest ära, ühesõnaga ta ei sega teid enam. Ja uuesti vajutades ükskõik mis nupule hakkab uuesti ta tööle. Alt eraldi manuaalsed nupud, ühesõnaga juhiistme siis kas soojendus või jahutus, kõrvalistuja täpselt sama valik, temperatuur, kuidas ta puhub autosse, soovitan alati kasutada siis autofunktsiooni, reguleerib ise kuhu palju on vaja, et täita seda temperatuuri, mis te olete valinud, valikud veel kiiruse kohta või üldse välja ei soovita lülitada, las pigem õhk liigub autos. See nupp suunab kõik õhu esiklaasile, et kiiremini puhtaks saaks esiklaas ja rear on siis taga klaas ja küljepeeglite soojendus. Selle nupu alt ohutuled, siia saad näiteks oma telefoni panna, siin on niisugune väike koht, kus te saate telefoni ühildamiseks on vaja siis ühesõnaga laadimisjuhet, juhtme siit alt läbi tuua, et oleks mugavam, ei segaks juhe nii palju. Telefoni ühildamiseks see USB ots on siis sellise märgiga, et siit käib reaalselt telefoni ühildamine ja kuvamine pildi ja kuvamine siis sinna raadioekraanile. Kõrval olevad on siis reaalselt laadimise otsad, et siit ühildamist ei toimu, siit toimub laadimine ja 12 volti pistik samamoodi siin olemas. Käigukang, valikud siis park, tagurpidi käik, R, neutraali siis otseselt vaja ei lähe, seda me vajame hoolduses tõstuki vahel edasi-tagasi liigutamiseks ja D on edaspidi käik. Ja juhul kui drive'i pealt lükate kangi vasakule, siis saate manuaalselt pluss-miinus üles-alla käiku vahetada või reguleerida. Sõidurežiimid,
Eco, Normal, Sport, neid saab vaadata ka siis sealt ekraanilt, kui te seda valite. Ja enamasti mina isiklikult soovitan kasutada Ecot, juhul kui te ikkagi soovite kasutada hübriidautot ökonoomse autona. Paljud kasutavad ka Normalina, siis ta on pisut erksam, eks ju, ja Sport on sport, et tõstab mootori pöördeid, vahetab käiku hiljem ja ühesõnaga kütusekulu on kõrge. Elektriline käsipidur, tema läheb automaatselt ise maha, kui oled valinud Drive ja alati läheb ise peale, kui sa valid park, et otseselt ise vajutama midagi tegema ei pea. Hold nupp on siis see, mida ma kasutan isiklikult linnas hästi palju. Alustan sõitu, lülitan selle nupu peale. Selle nupu vajutusega tuleb samasugune märk, mis on nupul rohelisena siia ekraanile kellade vahele. Ja foori taga, kui nüüd ma jään seisma, siis vajutan korraks tugevamini pidurit. Ja selle tugevamini pidurit vajutamise puhul tuleb sinna kohe siis ka kollast värvi hold kiri. See nüüd on juhi jaoks signaal, et auto jääb ise pidurit peal, sa võid piduri lahti lasta ja juhul, kui soovid uuesti liikuma hakata, siis vajutad gaasipedaali ja piduri laadid sama. Siin on nupud ees veel veokontroll, 4. sõidurežiim siis EV Mode. EV Mode on siis see, et seda nuppu saab kasutada ainult siis, kui sul on bensiinimootor juba soe hübriidautol ja aku täitsa täis. Saad sõita 2 kilomeetrit elektri pealt, aga kui aku saab tühjaks, siis uuesti on vaja mida? Kütust, ühesõnaga tegelikult kütuse kulu on sama või rohkem. Ja trail on siis halvad teeolud, et saab siis seal kasutada seda nuppu. Siit saab siis laeka eest ära võtta. Siin all on siis juhtmevaba telefoni laadimise võimalus. Oleneb telefonis, kas ta siis on selle funktsiooniga juba või mitte. Ja selle osa üles tõstes siin all on siis laegas, kuhu saab hästi palju asju panna ja siin on ka 12 volti pistik lisaks veel. Siin ülemal on siis valikud uste jaoks, kas tuled põlevad kuksed lahti teed või mitte ja kohtvalgustate valik ka, eks ju. Tähelepanu, siin on siis SOS nupp, selle kaane eest ära võtmisel saab seda nuppu vajutada, aga niisama ei tohi seda siis kindlasti vajutada, sellega võib kaasneda trahv. Seda nuppu peab vajutama sellel hetkel, kui olete sattunud avariisse, turvapadi ei ole avanenud ja te olete autos kinni. Siis võtate selle kaane eest ära ja vajutate SOS. Ühesõnaga selle nupu vajutusega läheb GPS-koordinaadid häirekeskusesse, teie poole hakkab juba liikuma auto ja teiega võidakse läbi kõlarite ühendust võtta. Seda nuppu jällegi ei pea vajutama sellisel hetkel, kui olete sattunud avariisse ja turvapadi on avanenud, siis läheb automaatselt see signaal juba teele. Valikud veel, kas kardina on kinni või lahti, ühesõnaga lae alt, ja siin on siis veel valik, kas luuk on lahti, katuseluuk või on kinni ja saab reguleerida siis kõik need valikud siit. Nii. Tagumisetel istujatel on siis ka akendel sellised kardinad, mida saab kasutada juhul, kui soovi vähem valgust on vaja sisse päiksevalgust. Istmete soojendus, külgimised istmed, valikud siin ja samamoodi jällegi temperatuuri ja kui kiiresti puhub ja kuhu puhub, siis valikud. All päris on siin siis seadmete või telefoni laadimise võimalused, USB laadimise otsad, et saavad kasutada siis inimesed oma seadmeid tagaistumisel. Edasi liikudes siis on istmete reguleerimine. Ühesõnaga peatoed nagu ikka siis ise paika, eks ju, siin on käetugi topsihoidjatega. Siit seda osa tõmmates liigutad ette, et minna näiteks 3. reale. Istet edasi-tagasi seda esimest hoova, mis siin külje peal on, saab edasi-tagasi liigutada istet ja tervenisti alla pakkida on siis siit enne ülevalt alla ja alumise teise hoovaga saab siis alla pakkida. Ühesõnaga, et jääks siis enam-vähem siuke tasapind, kuhu saab siis hästi palju asju panna või hoiustada. Selline oli siis lühitutvustus Toyota Highlander Premium varustuses autole. Kui teil on tekkinud lisaküsimusi, siis võite pöörduda oma müügikonsultandi poole.